Nii, tere tulemast kuulama Rattalõvi podcasti 9. episoodi. Mina olen Rene Mandri, siin kõrval on Jaan Kirsipuu ja meil on stuudios ülikõva mees. Ülikõva sellepärast, et on Siimustist pärit ja nimeks Alo Jakkin. Et Alo, oled kõva mees sellepärast, et Siimustist pärit. Mina tean Siimustist ainult kõvumehi. Tere ka minu poolt. Eks see on teiste otsustada, kui kõva mees ma olen. Et ma ise olen pigem tagasihoidlik ja ütlen, olen nõustun, et olen Siimustist pärit ja ei oskagi rohkem öelda selle kohta midagi. Mina vist nägin sind esimest korda mingi juhuslik treening, aastate arvu täpselt ei mäleta, ma arvan, sa olid 14-15 aastane, pea rett lehvis ja sõitsid Tähtveer pikkusreisingu särgis. On see võimalik? Jah, ma arvan, et kõige esimest korda me nägime teineteist äkki selles Reet Linna mingis Tunne Eestimaad või mingi siuke ja seal oli sul see rätt peas juba. Et seal me nagu põgusalt, kus meid kutsuti kokku, aga trenn on mul täpselt nagu meeles või selles mõttes kuupäevaliselt mul ei ole meeles see trenn, aga mina, Heiko Sepp siis tegi mingi ühistreeningu teiega koos Siimustist, tegi mingi ringi ja siis me nagu saime. Heiko Sepp on teine kõva Siimusti mees, et sellepärast mõtlengi, et Siimustid on ainult kõvad mehed. Aga lähme natuke asurgime siis ajaloos, et meil oli kunagi Eestis jalgratta podcast või kunagi siin mõned aastad tagasi tegi algust Ivar Jurtsenko juhtimisele jalgrattapalavik. Ja siis sa olid täpselt nii kõva mees, et sa olid selle episoodi esimene või selle ütleme podcasti esimene külaline, sest sa olid Minskis Euroopa mängudel saanud teise koha. Jah, see on tõsi, et see oli ka selline aeg, kus tegelikult ma olin just tippspordist taandunud, et see oli 2020 aasta algul, 2019 ma võtsin siis otsuse vastu, et keeran teise lehekülje ja siis Ivar võttis mulle kõne ja ütles, et kuule, et sa oled täiesti õige mees, et seda podcasti, et sinuga just seda podcasti alustada ja nii see läks, et ma olin esimene külaline selles saates. Sa ka mäletad, kuna sa Alo esimest korda märkasid? Ei mäleta vist täpselt, ma mäletan, ta oli mingi umbes 20 äkki, sõitis selles Kalevi Chocolate'is või mingi siuke asi oli. Vaidlen vastu. No võt mina ei mäleta. No ma ütlema, et ma ise tegelikult mäletan seda, kuidas ükskord, see oli Pärnu tänavasõit, kus sina läksid, sa olid ka stardis seal või millegi pärast sa olid seal ja läksid Harald Osematsa juurde ja küsisid ta käest, et kuule, kes see vend on, et jõle kõva vend, aga sõita ei oska, et ma mäletan jah, et pärast Harald Osemast rääkis mulle, et kuuled, et näed, et siuke mees nagu Jaan Kirsipuu küsis su kohta pärast võidusõitu, et kes sa selline oled, et need jõle kõva vend tundud, aga sõita veel ei oska, et tuleks see ka selgeks õpetada, siis võib isegi asja saada, et ja see oli kunagi Pärnu tänavasõit. Mina mäletan, et me käisime kuskil, olime trennis ja siis meil oli Sangastes poepeatus, mingi siukest hetke nagu mäletan. Me olime nagu Tartus, ma käisingi seal nende Oskari Kargude ja nende Valvastega koos trennis seal mingi aeg. Jah, me läksime, mina, Aints, kes see veel oli, läksime jah, Otepää poole sõitsime, siis te veda, jah, oli jah. See on mul esimene nagu säevatus. Sangaste pood. No ja sealt läks mingi tubli 13-14 aastat mööda ja tuli see Euroopa mängude teine koht. Umbes nii. Ärme jah, võib-olla ajaloosaateks tee. Ivari kindlasti uuris su käest tookord ka, kuidas sa rattasporti jõudsid ja mida sa seal kõik vahepeal tegid ja meil on su Prantsusmaa kannatused juba teada, kes veel ei tea, saab tagant järgi jalgrattapalavikku kuulata. Aga lähme siis sealt karjääri lõpust edasi, et asusid kohe tol hetkel sisuliselt juhtima Eesti juunioride koondist. Jah, jälle siin võib süüdistada Jaani, et Jaan mulle selle... Ja Reneed. Ja Reneed ka ja muidugi, et miks ma Jaani ennem tõin esile, sest Jaan oli juba seal ees olnud, et Rene oli selle raja juba läbi käinud selleks hetkeks, et ja siis ma sain Jaani kolleegiks
ja Jaan oli, kes kutsus mind otseselt ja siis meil oligi laagrisse vist läksime koos juba ja sealt see nagu edasi läks, et. Mul oli vaja tugevamat ratturit, kes tugevamate poistega suudab kaasas sammu pidada. Jah, et aga ei, selles mõttes, et see algas päris hästi ja mingit suuri takistusi ei olnud, et mulle meeldis ja ma ei tea, kas poistele võib-olla nii väga ei meeldinud algul, sest ma olin suht siuke, eks ma ikka endale tahtsin tõestada ja pigem olin siuke temperamentne ja ma ei tea, kas karm on õige sõna, aga ikkagi jah, ma nõudsin ja nõuan, et kui asja nagu poole vinnaga teha, siis ei teada, et sellest ei ole selline aja raiskamine, et aga jah, ma kiiresti sain endale siukse, kuidagi nii öelda, et siukse pigem sirgejoonelise treeneri reputatsiooni ja et ma ei tahtnud, kui ma juba läksin sinna, siis ma ootasin ka poistelt sama, mis ma ise olen kunagi teinud ja teen, et ja eks see paljudele meeldis, paljudele ei meeldinud ja neil, kellele ei meeldinud, siis ma arvan, et tagantjärgi nad on muga päri, et see on aja raiskamine, kui sa koondises teed asju poole vinnaga, siis sa tead, et see ei vii Google'na. Nõus, et distsipliini peab olema ja kord on majas, on ju. Sa said kohe siuksed fruktid nagu Madis Mihkels ja kompanii. Ja täpselt, et ütleme nii, et Mihkelsile võiks, ma ei tea, 3. isaks olla nimetada ennast, et eks temaga on saadud nagu võidelda küll, aga ei, midagi hullu ei ole olnud, aga lihtsalt ühele poisile on lihtsalt antud kulbiga neid tegevusi ja tahtmist teistmoodi asju teha ja omamoodi, et aga ei, tegelikult oli lõbus ja põnev. Aasta oli siis 2020. Jah. Ma ei tea, kas Madis oli 20. Ta oli Junga noorem. Okei, jah, võib-olla tõesti. Kuritsa need Junga vanemad siis, jah. Ja mis sa nüüd siis nende aastatega õppinud oled treeneri ametis olles? Et olid kohe kindla käega ja otseütleja, karmi käega, aga mis sul nagu selle 5-6 aastaga nüüd siis külge on hakanud, et? Ei, eks ma ikka selles mõttes, ega mul, kui ma ei jäta midagi enda teada, et kui ma ikkagi näen, et midagi valesti on, siis ma ütlen seda, võib-olla ma olen paindlikum kindlasti ja ise stressad mingite asjade pärast vähem ja raske on ise ennast nagu iseloomustada täpselt selles mõttes või anda mingi ülevaate, et seda peab küsima nende käest, kes mind nagu kõrvalt näevad. Minu arust sa oled jäänud ise endaks, et jah, nagu sa ütlesid, võib-olla paindlikum ja mõtled võib-olla natuke rohkem korra. Kui kohe ütlen, et emotsiooni suudan võib-olla natuke rohkem jah, vakal hoida, aga ma olen emotsionaalne olnud spordis nagu eluaeg, et nii rattaseljas kui treeneri töös, et. Ja ise algul sõitsid võidu veel paralleelselt, et siis oli nagu päris hea tunnetuslik tagasiside olemas, kes kui palju noortest poistest jaksab. Tänaseks hetkes ka veel trenni teed või kui palju suuda ennast vormis hoida, et nüüd noored juba lähevad sul eest ära juuniori klassi omad? Jah, et 20 minuti testi suudan ikka ära teha, aga ei, ütleme nii, et viimased 1,5 aastat on siukene selline võistlustuh täiesti maha kerinud, et trenni teen, mahud on väiksed, võrreldes sellega, mis ma siin esimesed 2 aastat siis peale karjääri lõppu, et ma tean, 10 000 tuleb rattasõitu vist aastas, mis on, ma arvan, täiesti okei. Jooksen päris palju, üritan joosta, üritan kõiki asju teha, et pigem ongi see, et kui päevast see tunnike, iga päev mingi tunnike vaba aega või ma teen selle vaba aja endale, üritan läbi suruda laste kasvatamise kõrvalt, siis ma ikka kasutan selle ära, et kas siis 6 kuni, ma arvan 6 korda nädalas ma üritan ikkagi trenni teha. Palju sul mahud aastas siis on? Et ma kuulen siin mees räägib 10 000, et justkui nagu selline mugavustsoonis kulgemine, mul tuleb 2 tonni, ma olen päris rahul. Mul ei tule nii paljugi, aga ma ei loe ka neid kilomeetreid ausalt öeldes, et. Ma ise ei pea lugema, et ma ei loe ise, et eks see Stravad ja asjad teevad seda kõik ise, aga ei, ma juba ise enda pärast, mulle meeldib sporti teha, et ma ei ole rattaga samamoodi, et mulle meeldib rattaga sõita, ma tean paljud, kes siin on ala maha pannud, siis näha on rajalgate sporti ja sporti üldse on nagu vastikuks muutunud, et mul ei ole see kordagi nagu vastikuks muutunud, et eks ma peale
karjääri lõppu olin ikkagi pettunud, et see nii läks. Oleks tahtnud 2 aastat veel umbes sõita. Sest tegelikult ma lõpetasin ikkagi enda tipu, ma olin ikkagi oma võimete ja oma numbrite poolest olin oma parimas ja sealt oli veel ressurssi, kui treeneriga tagant pärast analüüsime, siis seal oli kõvasti ressurssi veel kuhu mingites suunades on ju. Et kuna ma olin niisuguse suht hilise arenguga ja see, ütleme nii, siis kõik see intensiivne pott oli nii suur mul, mis oli kasutamata, et see maht ja kõik oli olemas, et just selle poolega oli mul väga palju nagu veel oli veel ressurssi, ütleme nii. Aga see on tagantjärgi eietamine pigem, aga ei, ütleme nii, et ma spordi mõttes üritan ikkagi iga päev liigutada ja kui rattaga sõidan, siis endale haiget meeldib teha ja kui üksi trennis käin, siis ma tagasi ei hoia, et siis ma ikka olen see, et kui ma ei tee enam harjutusi, mis ma küll sportlasena tegin hästi palju, et selles see mind nagu, kui keegi muga trenni tuleb, hakkab mulle rääkima mingitest numbritest, et teeme seda selle vatiga, siis ma ei ole see mees, et ma olen see vend, kes klots põhja ja võtab lenksu alt kinni ja kuulab oma jalgu ja kuulab oma südant ja siis vajutan nii kaua, kuni mingi asi annab märku, et nüüd aitab ja või annab linnasilt märku, et nüüd aitab. Nimeta need mõned nimed, kes sul selle aja jooksul nüüd juunioride koondisest läbi on käinud ja kes on kuhugi nüüd ka välja jõudnud. Siia juurde mainin kohe ära, et sa nüüd vastutad kogu Eesti maanteeratturite koondisest ka peatreenerina, aga ka juunioride poole pealt just, et kes on läbi käinud, kes nüüd justkui hakkavad välja jõudma ka võib-olla meeste koondisesse. Läbi on käinud päris palju nimesid ja päris paljude... Ma mõtlen just seda, kes nagu meeste koondise materjaliks, kes täna sõidab ja meeste koondise materjali justkui seal on, et Madise nime me juba kuulsime. Madise on kohe number 1 on ju, siis mees on täna World Touris. Et siin ei ole kellegi väga midagi vastu panna, ütleme, kes minu juurest on läinud, et aga kui sa nüüd hakkad nimesi mu käest küsima, siis mul jooksevad kõik asjad, kõik juhtmed jooksevad kinni, et aga Mätik on täna, kui ma võtan nüüd veits nii tagasi, siis on Oliver Mätik siis. Karl Kurits, siis on Tartu Martti Lensus, kes Lauri Tamm, väga ja siis on Aaro Naus, Ragilo, jah. Siis on Markus Mäeoibo, Romet Pajur, ka väga siuke, temal on tervisega on, aga tegelikult ka väga talendikas. Romet, kes meil veel siis siin on? No päris hea nimekiri juba selles mõttes, et oma 10 nime tuleb ära. Ja, ikka. Kes edasi pürgivad sealt, nii võttes ühes aastas juunioride koondis käib läbi sul kui palju poisse? No maks on, ütleme nii, et kui listis on siukene 8, siukene okei. Et ühest aastakäigust üldjuhul mingi 4-5 juunioride vanemat ja siis 2-3 juunioride nooremat umbes, ma kujutan ette. Täna nüüd see aasta lend on Ron Rooni, kes lepingu kirjutas alla, siis on Joonas Puuraid, kes kirjutas Saksa tiimiga lepingu alla, ma ei tea, kas seda Eesti meediast on ta läbi käinud, võib-olla vist ei ole veel. Siis on Rikko Tammepuu läks Soome tiimi all, loodavasse Soome tiimi. Ja kes mul veel siin on? Et need ikkagi on, et kui Eestit võeta, siis tegelikult see kolm ratturit tuleb, kes lähevad edasi, on tegelikult täitsa, mina ütlen, et täitsa normaalne, jah. Et 3 poissi juunioride klassist välja edasi U23. Jah, pigem mis tundub, see on see tendents olnud juba viimased aastakümned siin, et on aastakäike, kus on rohkem olnud, aga on aastakäike, kus on vähem on ju. Et see pealekasv on suhteliselt sama, nagu ta siin olnud on, kui nii võtta juunioride klassist. Jah, on küll jah, et eks siin on alati see, et kui B-klassis nad on, et ei tule, aga siis selle juuniorite B-klass ongi see 1 aastaga võib nii palju muutuda, et üks hetk on ta sul juuniorites ja võib-olla esimene aasta vaatad, et täitsa nagu tavaline, aga vaatad järgmine aasta teeb juba tegusid, et täna vast oligi mul oli see sama Joonas Puuraid siuke fenomenaalne, minu jaoks fenomenaalne, et ta on endine judokas, kellel on must vöö.
mis on niisugune, kui ma kuulsin seda. Treenerina sa ka siis karmi sõna kasutaja. Jah, ei, aga selles mõttes on väga niisugune, ütleme hea poiss on ta, et pole kordagi näinud, et ta kellelegi pahaseks saaks ja tal on kaksikvend ka, kes on samamoodi vist judot teinud või igatahes jah, võistluskunsti ja siis kes muidugi kui neid võrdled, siis vaatad, üks on üle 100+ kilo ja teine on siis rattur, kes oma kaalus on kõvasti kaotanud, aga kui sa talle peale vaatad, siis vaatad, et korralik lihase mägi, et aga samamoodi väga vähe rattaga sõitnud ja see, mis ta nüüd 2 aastaga tegi, et minu jaoks oli nagu väga tore oli vaadata seda progressi kõrvalt, et kui ikkagi tahad ja sul on mingid eeldused antud, tema kõige suuremaks miinuseks ongi see, et ta on nii vähe rattaga sõitnud, et see ABC on tema kõige suurem pidur tänane. Et aga näed, et õpib kiiresti ja tore oli seda kõike vaadata, kuidas teise ala pealt tuli ja võitis võidusõite Nations Cupidel, et nii esimene aasta kui ka sellel aastal. See aasta oligi kõige rohkem võite minu arust võitis. Täpselt sama näide on ju Rait Härm, et sõitis kuskil metsas maastikut ja siis tuli Junga vanemana tuli Eesti koondisse ja aasta lõpuks oli Eesti parim juunior. Ja siis kui Rait tuli, siis mina olin veel rattur, et käisime Kangertiga sul külas vaata, ja siis ütlesid vaata seda venda, siis me tegime seal finišit koos, siis oli ka, et kus kohas siuke vend tuli, et tegelikult ongi täna on Euroopa 3. U23. Järgmine aasta oli U23 Euroopa 3. Euroopa 3. Et neid tuleb ja nendega tulebki, ma ütlengi, see minu töö ongi olnud pigem nende selliste sportlaste lihvimine, et ma ju otseselt ju kedagi ei treeni. Ma ei ole nagu treener nagu selles tavalises võtmes, et ma igapäevaselt kellegi treeningkavasid teen, et pigem ma ise peangi ennast nagu pigem mentoriks ja olen seda kogu aeg teinud ja olen seda välja öelnud. Et ma lihvin neid nurki maha, mida oma treener ei näe võib-olla või ta näeb teises võtmes, siis ma üritan anda oma vaatenurga sellest, mida mina ise olen kogenud ja see on ka see asi, miks mulle meeldib see, et ma saan nendega koos sõita Eesti võidusõitudel, nii palju kui ma neid olen teinud ja ka laagrites, kui me koos oleme olnud, et ma näen neid kõrvalt, mitte ma ei vaata autost ja olen siuksed, see on ülioluline tegelikult jah, et see treener, kes suudab füüsiliselt suudab nendega sammu pidada ja siis näeb neid pisikesi detaile, mida nagu öelda kohe. No kindlasti jah, et ei pea autost on seda oluliselt keerulisem hinnata, aga mõnes mõttes on, sul on jah selline juhendaja amet, mõnes mõttes võrrelda pigem spordidirektori töö kui otseselt treeneri tööga klassikalises mõistes. Aga sa juhendad neid võistlusolukordades eelkõige, et kuidas kalendri kokkupanek käib või kas seal on mingi printsiibid, mida te jälgite, mis võistlustel te üldse käite või mis võistlustel Eesti koondis peale pääseb, et kus te juunioritega käite? Väikest viisi on see selline asi, et see on ikkagi ette astutud rada meie jaoks, eks mõned uued asjad on, mõned on ära kadunud, et täna meil ei ole, mis ma ütlengi kõigepealt, väga raskeid võidusõite me ei ole nüüd sõitnud enam. Et ma tean, Jaan on käinud Šveitsis ja mingitel sõitudel, kus Šveitsis käis äkki, Rene, sina käisid? Mina käisin Šveitsis. Äkki sina vist isegi. Aga see Üle-Austria tuuril käisime ja mõni aasta käik olid poisid, kes nagu enam-vähem suusid mäkke minna, et isegi nagu tasus minna. Seal top 20 kohad kokkuvõttes võib-olla olid jah, aga viimasel ajal nagu väga vist ei ole mägironeid olnud. Ei ole ja ma olen hästi palju nagu konsulteeringi Audentse treeneri ja siis naistekoondise treeneriga Andri Leebedeviga, kes nagu päris paljud poisid, kes tulevad koolist on ju, temal on see numbriline ülevaade kõigest ja nende nagu hetkeseisus siis, et tegelikult ongi nii, esimene asi on, et üldse kutset saada, kutsetega on ka teema vaata, et ja teine asi ongi koondiskutset siis võistlustele koondise kutset ja siis teine asi on võidusõidud, kus me näeme, et poisid hakkama saavad, on ju. Et täna, mis on näiteks väga rahutuur läbi aegade olnud tegelikult ikkagi raskem võidusõit, aga oleme ka suutnud seal nagu tulemust teha. Küll aga küll nendel lihtsamatel etappidel
et päris rasketel etappidel meil lihtsalt ei ole olnud meil selliseid poisse, kes suudaks seal nagu. Kangertit ja Taaremäed ei ole tulnud? Ei ole jah, et. Aga on tulemas või? No ütleme nii, et tänavu aasta üks poiss, kelle nime võin kohe ära võtta, Sebastian Suppi, kes ei ole küll puhas mägironija, aga temas on nagu kõik need asjad olemas, et täna juba see aasta sõitsime rahutuuri, siin näha, et tema oli üks nendest, kes tegelikult sai ikkagi tõustudest üle, et küll mitte esimestega, aga sellest teisest, kolmandast pundist, kus on võimalik tagasi tulla ja ikkagi lõpus tulemust teha, et tema on nagu väga siuke, kellest ma nagu järgmine aasta ka, ma ei taha nüüd kellelegi survet peale panna, temal ise endale, aga. Sebastian, ma olen kõrvad kinni korraks. Jah. Et aga temas on sisu ja mulle ta selles mõttes tema siukene suhtumine ja kõik nagu meeldib, kuidas ta nagu suhtub sellesse, et ta risti ette ei löö ja võtab maksimumi, et seal on teisi ka, et nüüd noortest tulevad ka veel 3 poissi peale ja et ja kui nüüd tagasi algse küsimuse juurde, siis põhiline ongi, et on rubeed ja kõik on pigem siuke klassikute ja pigem siukene mitte väga mägiste võidusõitude kalender on meil koondisel ikkagi, et sest täna meil lihtsalt ei ole vastavaid ratturid, kes võiksid sõita väga raskeid võidusõite, mõtlen siis profiili mõttes. Eestlased on ikkagi pigem siin olnud sprinterliku tüüpi ja klassikute sõita. Et ongi, hooaja algus ongi alati meil on niuke siledama poolsem Saksamaa olnud ja pärast oleme ka veel üks Saksamaa tuur ja aga põhiliselt ongi sellised, et kõige raskem tuur ongi siis see rahutuur nagu. Kõik teised sõidud on ikkagi pigem siledama ja siis sprinterlikud. Selle aasta tiitlivõistlused olid ülirasked, tulevad ka järgmine aasta rasked. Ja ka ülejärgmine aasta vist. Et see võib olla koondise vaates suhteliselt selline keeruline, kui sul ei ole just liiga palju neid mägede mehi, pigem on sprinterlikud tüübid. No ma ütleks, et see Montreal võib-olla ei ole nii raske. Ma ise ka mõtlesin, see Montreali GP rada ju, natuke lihtsam isegi kui suures. Et see Montreal on tegelikult, esiteks ta ei ole enam selle altituudi peal on ju, kõrgmäestikus ja teine asi on jungade koondisega ma ei näe väga nii, et sellega oleks väga probleeme on ju, et seal, aga ülespoole, niikuinii me läheme, meil ei ole suurt koondist ja need valikud. Liisa Ebras läheb medali järgmine aasta sinna. Tema rada. Jah, võib-olla tõesti. Aga ei, me oleme väike koondis, väike riik, et miks mitte Madis? Mingid, Madis. Vaatame, mis ta siin kevadel järgmine aasta teeb, et ta ju ka areneb ju. No Montreal Eliidis on täiesti mägede meeste rada tegelikult või tipp-puncheuride rada. No tipp-puncheur pigem. Aga Madis jaoks jääb selgelt liiga raskeks ära. 2 kilti, 6,2 prossa. Et seal lihtsalt vahe tehakse Evenepooli ja Pogačari rünnakutega, mis veavad selle nii valusaks selle tempo, et need pundid ei püsi kuidagi koos ja sa lähed laiali. Aga juuniorides ma olen nõus, et juuniorides võib-olla tõesti siis, et on see isegi täiesti käega katsutav. Nagu Jaan ütleski, et Elisabeth, et see, mis ta tegi, see, mis ta Aafrikas Rwandas, millega ta hakkama sai, see ma ütlen, see oli meile oli see õnnestumine tema 15. koht, et seal oli ka top 10 tegelikult võimalik, aga kahjuks oli see kohe esimesel ringil see refi purunemine ja see saaga, mis meil seal nagu läbi pidime elama ja see energia, mis ta selleks tagasi punti jõudmiseks maha pani, et see oli ka ikkagi väga suur kadu, mis oleksitest on lihtne rääkida, aga ikkagi et see top 10 oli täiesti tehtav ja siukse raja peal, kui sa sõidad ennast top 10, siis sa näitad, et sinus on klassi ja sinus on taset. Aga kuidas Rwandast Prantsusmaale minek oli Euroopa meistrivõistlustele? See vahe oli üliväike tulla sealt Aafrikast Euroopa meistrivõistlustele Prantsusmaale. Kuidas koondis sellega toime tuli? No keeruline selles mõttes, et õnneks ainuke asi, mis meil oli väike koondis, et need, kes sealt tulid, siis oligi 2 tüdrukut. Rein läks otse oma võidusõidule ja Taarame siis EM-ile tulnud Rwandast. Ja tema läks oma Jaapanisse võidusõidule ja tüdrukud tulid siis Elisabeth Ebras ja Laura-Liis Ette-Sander Laura-Liis Ette-Sander ja
Elisabeth suutis haigeks jääda. Aga juunioride koondist üldse siis MM-il ei viinudki, sest see oli liiga raske lihtsalt. See oli liiga raske. No ainuke, kes oleks võinud seal hakkama võib-olla saada, aga see oli ka siuke, et võib-olla veame sinna ja siis tuleb EM otsa, on mõlemad on nagu on liiga siuke, see oli meie otsus ja mitte viia, aga oligi, kes oleks olnud, oleks Sebastian olnud Supi, aga me ei võtnud seda, seekord me ei otsustanud niimoodi. Et see oli liiga raske ja seda näitas ka see EM, et tegelikult selle aasta meistritiitlikad olid ikkagi kõvasti raskemad, kui siin vahepeal on olnud. Prantslased olid seda ikka kõvasti üle võlli keeranud, et see tõus ja kõik see oli natuke nagu liig, mina ütlen. Nojah, me ise sõidame profidega iga aasta seal aasta alguses Ardèche'i ja sa oled kunagi sõitnud, et siis kui ma nägin ka EM-i rada, siis ma mõtlesin, et see ei ole reaalne, et see nagu profide jaoks on juba selline ettevõtmine, et siis järsku toome Euroopa meistrivõistlused selle raja peale, et seal nagu paljud lõpetada ei saa ja eks eliidisõiduski oli näha, kuidas seal teatud mehed tegid jälle pikka soolosõitu põhimõtteliselt, et kaugel finišist tehti asjad selgeks. Kui ta poleks siis läinud, siis oleks ta, belglased oleks 5-6 olnud ja ma ütlengi, kõik see tagasireis jäi nii lühikseks ja kõik see, mina ei tea ju, keegi polnud käinud ju kõrgmäestiku laagris ja jungade juuniorites, ma räägin, siis tüdrukud olid käinud, et ja tüdrukud ka Sander oli see, kes läks 2 nädalat varem, aga temal oli see eelnev vigastus või võistluspaus, võistluskukkumise näol siis, et tema ei suutnudki seda vormi saavutada, mis ta tegelikult, mida ta nagu lootis eraldi stardis siis põhiliselt. Ja poiste puhul ka, et see mingit, ütleme nüüd, kogemust neil ei olnud ja see vahe oli nii väike, et mina nägin, et pigem panna kaardid ühe võidusõidu peale, et Sebastian lõpetas võidusõidu ja Rico samamoodi. Aga jah, need selle aasta meie tiitlikad olid meil üle võlli meie jaoks. Aga mida sa hindad Eesti koondise juures või teie, ütleme, koondiste käimiste juures, et ma ise olen seal asja sees olnud ja iga ihu rakuga tunnetanud, mida see tähendab, et siis sinu nägemuses praegu, et mida oleks Eesti rattaspordil juurde vaja ja mida oleks siis koondisel juurde vaja, et meil see koondis natukene tugevam oleks ja ütleme, et ka tiitlivõistluseid sellisel kuul paremini planeerida annaks, et kui siin ka järgmine aasta on ju minek Kanadasse ja sealt tagasi kohe uuesti Prantsusmaale EM-ile, et põhimõtteliselt sama teema ju tuleb ajavahe sisse ja jetlag, et kas see on raha, kas see on rohkem sportlasi, kas see on rohkem abijõudusid või tegelikult rohkem raha tähendabki seda, et saab teised probleemid nagu kõrvalt ära lahendada, aga mis sinu hinnangul on see, millest sa tunned puudus kõige rohkem? Kindlasti ongi meie rahaline seis ja teine asi on, kui sa laiemat pilti vaadata, on tegelikult on Eestis oleks noortele võidusõite rohkem kindlasti vaja. Et täna tegelikult on ju see probleem, et pole võidusõite ja kui sa tahad häid võidusõite, siis sa pead Euroopasse minema. Aga see kõik nõuab, poisikad koolis, kõik see reisimine, et ja kõik see inimestest ka, et keegi peab seal Euroopas ju olema, vaata, alaliselt ja kuigi me üritasime, meie visioon, mitte visioon, ütleme siis kuidas me oleme üritanud niimoodi, et me iga kuu koondisega ikkagi käime võidusõidul väljas, on ju. Aga kui sealt hakkad nagu rohkem, siis on vaja inimressurssi selleks, sest üks inimene ei saa sellega hakkama ja nii mehaanik, ma ütlen üks meeskond siis, et sul on üks mehaanik, üks massöör ja üks siis treener on ju. Sinna kõrvale oleks vaja ka siis teist meeskonda samasugust ja et kus sa saad nagu paralleelselt seda teha, vaata, et üks inimene ei suuda seda ära hallata, et sul on oma isiklik elu ka, et sa ei ela ainult selles rattabussis ja kuskil Belgias või ütleme ükskõik mis riigis siis. Aga mis on nagu hea selle asja juures on see, et juuniorid on endale nüüd, mis teie ajaga siis on muutunud, on juunioritel on tiimid. Et see nagu päästab täna juuniorite siis ütleme siis selle ettevalmistuse, et sealt võtab nagu mõnes mõttes meilt võtab selle
selle surve maha ja rõhu maha, et ei ole nii suurt survet, et tiimid on ja siis on Prantsusmaa, Belgia klubi, kes kutsuvad meie poisse sõitma sinna. Ja meil on omavahel tekib ka see, et kus ma saan kasutada, kus ma saan varuvenda võtta, et meil on see, et rotatsioon, ma saan kasutada nagu rotateeruda rattureid, kui mul on, ütleme siis koondises, et siiamaani on Ron Roniga nii olnud, oli Mätikuga täpselt samamoodi, et see Madise generatsiooni neil siis ei olnud veel juuniorit, aga nüüd on väga, kõigil poistel on põhipoistel on siis tegelikult on kodutiimid, välismaa tiimid. See on poiste enda ära tehtud kodutöö siis, et otsivad, saadavad CV-sid. Jah. Ja ütleme nii, et ikkagi need tugevamad poisid leitakse ise ülesena. Kuidas nad kooliga hakkama saavad distantsilt? Tead, see on, täna on ta ikkagi nii, et see lennuliiklus ja kõik on nii olemas, et nad käivadki võidusõitudel. Eks seal on vanemad, on need, kes maksavad, see on vanemate tugi ikkagi, et kui sul Nad ei ole permanentselt siis seal kuskil? Ei ole, ei käivad nädalavahetuseti, et reedel minema, üks päev varastavad ühe päeva reedesest päevast ja teise esmaspäevasest ja kui on tuur, siis lihtsalt ongi see, et sa pead ise olema mees ja oma koolitööd ära tegema ja senimaani, kui sellega on nagu kõik okei, siis lastakse ka koolis ära, et sa pead su enda teha kõik. Ma ei tahaks kõva häälega öelda, aga siis jalgrattasport on rikaste spordiala. Ütleme üldse sport on vanematel, noorte sport on ju vanemate toetusele kõik üles ehitatud, et see nii on. Ja see ei ole rattaspordis unikaalne, et see on igal pool nii. Ja, selge see. Ja siis ongi, et eks neil on rattad, kellel parematel tiimidel on 2 ratast, et istud lennuki peale seljakott seljas oma võistlusriietega ja nagu meie käisime omale, et võistlusratas ja treeningratas ja või on siis need oma eelmised vanemate poolt ostetud rattad jäävad siis Eesti, millega sõidetakse Eestis ja siis ongi lennupilet ja klubi annab neile täisarvustuses koha peal. Aga kuna neil kalender algab nii-öelda, et siin päris nagu Eestimaa suusa pealt lähevad mõnikord kuskile võistlema ka, kas sihukest asja ka tuleb ette või päris nii? Minu arust ei ole, nad on ikka käinud, kõik on laagris olnud, et eelmine aasta näiteks oligi, kes tegelikult päris palju oligi see Puuraid oli, ta ei tulnud isegi koondise laagrisse, mida ma soovitsin talle, ta ütles, et tema tahab ikka Belgias olla, et seal vastavad ilmad ja harjuda selle kõigega, aga pärast ta sõi oma sõnu ja pidi muga nõustuma. See jutt, mis ma talle rääkisin, lõpuks 3-4 võidusõitu, mida ta nii väga seal sõita tahtis, kõik ta katkestas ja üks hädajas teist taga ja tavaliselt see nii on, et kui mingi asi hakkab veerema, siis tegelikult vales suunas hakkab veerema. Ja hakkab vales suunas veerema ja sa ikkagi surud läbi väikse augu ja ta ei taha sealt minna, aga ikka üritad ja lõpuks saad aru, et tegelikult oleks võinud käsipidurit tõmmata ja korraks koondise juurde tulla või koju minna ja mõned päevad offi võtta ja uuesti uue auruga peale minna, aga nii ta on, eks oma vigadest õpitakse. Sa rääkisid just enne võistluskutsetest natukene või mainisid siis UCI rahvusvaheline alaliit nüüd lõpetas ära Nations Cupi ehk rahvuste karika kuni 23 aastastele. Ja nende põhifookus ongi tulevikus korraldada rohkem võidusõite juunioridele ja panna fookus ka juunioride järelkasvu tiimidele, sest suured profiklubid juba finantseerivad kuni 23 aastaste järelkasvu tiime. Enam-vähem igal ühel on oma järelkasvu tiim seal olemas, kuhu maja löögile saada, aga sinna omakorda praeguseni on veel mehi kutsutud siis nende nõndanimetatud koondiste võistluste pealt. Siis kas sa seda ei karda, et koondisel võib üldse kutsetega raskeks minna, kui nüüd ka profiklubid omale kõik järelkasvu tiimid loovad ja siis koondised ei pääse enam rahvuste karikatele peale, sest juunioridele praegu pääsevad nii tiimid kui koondised. Ja natukene kapsad ja pudruk koos seal. Täna on ikkagi see, et juuniorite tasemel on koondis prioriteet ja tiimid on wildcardiga. Ja ma loodan, et see jääbki nii, sest muidu nad lükkavad kohe välja kõik väiksemad rahvused, vaata, et suured koondised saavad niikuinii peale, kuna neil on riigi nimi juba. Aga ma millegipärast ma usun, et juunioritega nad ei saa teha seda asja, kuna juuniorite kalender on ikkagi palju tihedam, sest et miks minu arust U23 võidusõit ei ole nii palju, kui tehtigi need niinimetatud farm tiimid on ju, järelkasvu tiimid ja neid tehti nii palju või
kui palju, aga samas see kalender ei tulnud kaasa nende tiimide arvudega. Ja kui sa täna võtad lahti, siis tegelikult juunior ja juuniori tiimis olevad juuniorid ja koondised saavad väga okeilt võistelda. Et võistlusi sa saad kui sa võtad terve kalendri lahti, siis tegelikult võistlusi on päris palju. Nojah, mida U23 kohta öelda ei saa. Täiesti, kui ma täna võtan kõik need järelkasvu tiimid, U23 järelkasvu tiimid, siis Karl Kurits, sinu enda tiimi siis järelkasvu tiim, maikuuks oli tal 3 starti või 4 starti äkki. Ja see ei ole ainult tema. Palju aasta lõpuks oli? Jah, aasta lõpuks oligi võib-olla korda 2 see number, et neid väga palju ei olnud. Jah, ja ütleme nii, et Karl on nagu näide ka, kes on tegelikult puhas sprinter, et sa ei viigi teda igale võidusõidule. Sellest ma saan aru kõigest. Aga tegelikult see probleem ongi see. Tehti suure urraaga need järelkasvu tiimid, Prantsusmaal samamoodi. Ja siis on see, et Prantsusmaal olid need mingid 1-2, kus siis sõitsid, aga mingid võidusõid hakkavad kattuma. Kus siis tuleb siis tiim teeb valiku, et ei, seda te ei saa sõita, sest meil läheb see kõrgem tiim, kõvem tiim sinna peale, 2.1 ja prood, mis nad on. Et UCI nagu tegi võttis mingi see, et igal tiimil peab olema see, aga samas nagu tapsid ühe vanuseklassi nagu tegelikult ära mõnes mõttes nagu. No natuke see on ära tapetud, eks sellele ole kaasa aidanud ju ka see, et meil on mingid mehed, kes ongi junioridest tulnud otse World Tour ja seal tegusid hakanud tegema, et Remco Evenepoel on üks ehe näide, nüüd teine on Paul Seixas prantslastel ja siin on veel Quinn Simonsid ja neid vahepealseid nimesid küll ja küll, kes on otse junioridest tulnud ja tegelikult aasta-kahega on ka profides tegijate hulgas. Ja võib-olla ongi natukene väär arusaam tekkinud seal ka rahvusvahelisel alaidul, et boostimegi junioreid ja sealt otse World Touri, et mis Eesti poistest saab hilisaränguga mehed, kas Meil ma ei tea ühtegi sellist meest, kes junioridest oleks võinud kunagi minna otse World Touri. Või võib-olla Madis oleks. Madisel oli 1 aasta vahet ikka. Tal oli 1 aasta vahet. Ja ega tema ka ei olnud selles. Taaramäel ja Kangertil oli 2 aastat vahet. Et tegelikult ega Madis ka, kui te võtate Madist täna vaatate, siis ega Madis ta on Eesti mõistes on ta väga talendikas ja tal on kõik olemas, aga tegelikult kui ilusti temal see aastaastmelt on läinud ja täna see otsus, mis te võtsite, et 1 aasta veel, ma ei tea, kas teie võtsite või oli see sama Vanti otsus see, et las ta olla 1 aasta veel teiega ja siis tuleb meie juurde. Tegelikult see areng ei ole tal ju olnud niimoodi, et ta mingi 4 trepiastet vahele on jätnud. Et ta on ilusti iga aasta läinud, et me natuke võib-olla mõnes kohas oleme nagu liiga isegi, mis on minu isiklik arvamus, et liiga nagu rutaku, Madisel on ja on, kõik olemas, ta võiks ammu kõike lajatada teha, aga tegelikult on ju, tegelikult see arengufaas on väga ilusti läinud lineaarselt ülesse ja ei ole mingit suuri hüppeid teinud, et pigem on talle on antud, ta ei ole mingi superstar minu jaoks. Ei, nõus, ta ei ole Remco Evenepoel. Jah, et ta ei ole, aga temas on kõik asjad olemas, et jõuda väga kõrgele tasemele vaata. Ja mis kõige parem selle asja juures ongi see, kui sa temaga räägid, siis mis mul Madise juures meeldib, et tal on kannad väga tugevalt maas ja ta saab sellest ise aru. No siit jõuamegi tagasi Alo Jakini juurde. Ma ei tea, kus mul see Paul tuli, Paul Seixas Alo Jakini juurde, kes sai kui vana profiks? 27. Tänapäeva süsteemis siis veel kuidagi jõuaksid kuhugi välja või oleks täiesti lootusetu? Nii vanad küll mitte. Täiesti lootusetu 27. Mina rääkisin enda kohta juba mingi 5 aastat tagasi, et tänases olukorras, kui ma võtaks junioride või mingi 1. aasta meesteklassi mingi power data välja. No okei, sprint on jah, aga kõik midagi muud ei ole. Kävendis räägib saba juttu täna. Kes on võidnud rekordarv Tour de France etappe. Ma isegi enda koha pealt olen seda mõelnud, et kas tänases süsteemis minusugune vend jõuaks profimaailma. Sina jõuaks. Ma mõtlen just konteksti sinna juurde, siis ma arvan, et ei jõuaks, sest tollel hetkel, et ma juunioride klassist kuhugi üldse klubisse saaksin, siis ma olin juunioridest nii palju lahja, et mul oli üldse tegemist, et klubi omale leida. Ja osaliselt suur tänu Laurile, kes läbi vana tutvuse leidis lõpuks selle klubi, kuhu ma Prantsusmaale maandusin. Ja tegelikult ma alustasin tollel hetkel Prantsusmaa 3. liigast, sest siis oli Elite 2 tase, Elite 3 ja nationaaltase ja regionaaltase ja mina maandusin üldse regionaaltaseme ja kodus oli mul kokkulepe, et ma pean 3 aastaga jõudma profiks välja, muidu kotid kokku koju tagasi ülikooli.
ja siis ma sain läbi selle Prantsusmaa amatööride süsteemi minna aste-astmelt nii kaugele välja, et jõudsin klubisse nagu Saint-Étienne, kuhu ja mul kindlasti ei olnud seda taset, et keegi oleks võtnud mu kohe kuhugi ütleme järelkasvutiimi või konti tol hetkel. Ja jõudsin sinna Saint-Étienne'i välja, siis sealt sain selle astme selle kolmanda aastaga, et ma jõudsin siis stasööriks ja läksin Auberisse. Aga tänasesse konteksti pannes sellist klubi oleks olemaski Prantsusmaal, kes mind võtaks. See peaks olema kohapealne klubi, Eesti koondise napp 5 või 6, ütleme sinu rivistuses ma oleks napp 5-6, kes koondise sisse pääseks võistlele. Et siis on küsimus, et kas ma oleksin see vend, et leiab omale sobiva klubi kuhugi Belgiasse ja sealt vajalike sammudega jõuaks profini välja. Mõtlen just seda, et see arengu need sammud oleks sobivad olemas, sest tollel hetkel, kui mina läksin Prantsusmaale, siis ma sain aru, et ma olen aeglane, ma olen diisel ja esimene aasta seal Pariisi ümbrus, ma sain aru, ma pean igal juhul kuhugi saama, kus on mäed. Et seal teha omale tulemusi juurde, et saada kõvemasse klubisse, siis siin Sileda peal ma neid tulemusi ära ei tee. Ja selleks sai ka Lõuna-Prantsusmaale mindud. Tänase hetkel niimoodi klubi otsida, leida sobivat kohta, ülikeeruline. Et mõnes mõttes ma panen Karl Kuritsa nahka ennast, siis võeti selle springi potentsiaali pealt, aga antud hetkel tundub, et ei ole süsteemi, mis jõuaks ära oodata tema talendi avanemise. Et väga keeruline on või oluliselt keerulisem tundub, et on justkui kuhugi välja jõuda või ma ei tea, kuidas sina näed seda, et sinu ajal sul oli ka mingi loogiline tee justkui tol hetkel arenemaks 27. Ma loodan, et need tiimi managerid 15 aastat tagasi siis vaadati, et kes võidab võidusõitu, seda võetakse on ju. Nüüd on mindi täiesti teise ekstreemi, ainult power data. Arvan, et kunagi jõuavad sinna kuskil mingisuguse keskteini, et nagu ei ole ainult power data, et inimene peab oskama rattaga sõita ka. Ma loodan niimoodi. Kui ma tagasi ma arvan, selle potentsiaali mõttes ma oleks ikka võimeline, aga kuidas, kas sama teed pidi, kindlasti mitte. Lihtsalt minul kindlasti, mille taha mul jäi, oligi see, et minu siuke ma ju kuni 2015, ma sain profiks 2014, kuni 2015 aastani ju sina andsid mulle nõu, Andrus Aug andis mulle nõu, et mul ei olnud treenerit ju. No seda küll jah, aga mul ei olnud ka kunagi treenerit ja see oli võib-olla üks suur viga. See ongi see, mina ütlen, et minu puhul oligi see, et kui ma selle itaallase käe alla läksin, siis 2016 või 17. Et siis ta ütles ka nagu, et sa oled 30-aastane mees, aga arened nagu juunior, et mida ta ei olnud näinud niisugust asja varem vaata. Et see ongi see asi, mis minu puhul tegelikult tegin 2015, tegin juba kõva hooaja, olin top 30 Euroopa tuuris ja kõik on ju. Ja mul ei olnud mingit treenerit, oligi iseenda tegid, katsetasid, testisid on ju. Et see ongi see taustajõud Aga meie juuniorid usaldavad oma klubitreenereid, Eesti klubitreenerid, kas nad on nii kaugele oma teadmistega jõudnud, et nad suudavad piisavalt toetada treening know-how'ga või nad ikkagi palkavad omale treeneri välismaalt või oma klubi süsteemist väljaspoolt, et pigem on pooleks, et see näiteks Madise näite puhul üks hetk tema enda kodutreener siis Kaspar Austa. Aga kui ta minu alla tuli, siis mina olin see, kes soovitas talle itaallast, kes mind treenis on ju. Kes andis väga suure panuse siis esimese medalile, sellele MM-i medalile, et Madis võitis ka Kaspari käe all ka 2 medalit noortemängudelt. Aga sealt see järgmine samm tehtigi uute meetodite järgi ja hakati treenima väga teaduspõhiselt. Ja täna Sebastian Suppi on Eesti treeneri käe all, siis Joonas ja Karmen Tähepõld. Reinbold, vabandust, Tähepõld. Vabandust, jah. Ja siis ta on klubi väline treener. Ja, klubi väline, ikkagi ise võtnud treeneri. Et Andri Lebedev on olnud kooli omadele ja võtnud mõned ratturid enda alla. Ja aga põhiliselt, ma ütlen, see on pooleks. Ja Puuraid oli vist Belgia treener, kuna ta läks Belgia tiimi jungades kohe, siis ta sai Belgia treeneri endale. Et pigem
Kas sa jälgid ka seda, mis nad teevad või seda käekirja, ma ei mõtle, et nagu päev-päevalt, aga. Ei, ma ei ole niimoodi, pigem olen, kui ma nendega kokku saan, siis ma ei taha, vaata, kui sa oled nagu teine hakkad nagu teiseks treeneriks, kui ta teeb mingi oma kindla rütmi järgi, jälle raske on seda, kui sa hakkad nagu peale surma. No kõrvale ei tohi surkida seal, jah? Ei tohi, jah, ei, ma ei ütlegi, et surkima pead, aga lihtsalt, kas sa nagu jälgid, mis sa teevad? Igapäevaselt ei jälgi, sest ega treeneridega neile ei meeldi. Kui te lähete seal 3 nädalat, olete Hispaanias laagris, siis ma lasen neil, teen ise plaani, olen teinud ja siis need, kellel on oma treenerid, on kohandanud, me oleme kohandanud nende jaoks nagu vajalikku, sest paljudel on juba võistlused hakkavad, näiteks Ron Roonigi, et me tegime mina tegin selle nagu Eesti poistele, kellel ei ole neid, kellel on nagu Eesti treenerid, need usaldati nagu meie kätte Andriga. Tegime mingi see põhja valmis ja siis sealt siis vaatasime ja kohandasime, et siiamaani on see nagu töötanud ja ma ei ole nagu tahtnud ka kunagi, et hakata nagu oma peale suruma, sest kui sa aasta otsa treenid oma treeneriga ja sa ütled, et nüüd teeme niimoodi. Mõnes kohas sa saad mingite asjadega, sa saad näiteks mingid lihtsad harjutused, meeskonna harjutused on ju, ikka saad ära teha, vaata. Aga seda ka päris ei ole, et teil on plaanis 5 tundi, siis see üks ütleb, et kuule, mul on täna puhkepäev. Ei, on ka nii olnud. On, jah? No ma ei saa, seda ei saa, kui ma hakkan suruma enda 5 tundi, kui poisil on mingil ajal hakkavad võistlused, ma olen selles mõttes, ma olen nagu paindlik olnud. Okay. Et eks see kevadlaager on ikkagi Eesti poistele kõige olulisem, kes on nagu Eestis, kellel ei ole välistiimi, et see rõhk on ikkagi sinna suunatud täna. Et ja minu teine punkt, mida ma tahan, et nad lihtsalt oleks kohal. Et tekiks see meeskonna vaim ja kamba vaim. Ja isegi kui meil on 5 tundi, tal on 2 tundi, tule meiega koos algul. Et õhtul peab ka pulli ka tegema. Jah, täpselt, et ole koos, samamoodi oligi see Joonasega, tekkis meil nagu eri arusaam asjadest. Kuulas mind ära, noogutas kaasa ja lõpuks ta ei tulnud sinna. Siis ma ütlesin ka pärast seda, kui ta selle oma ämbri ära oli kolistanud, et sa saad aru, mis ma mõtlesin sellega, et tule ole meiega, et ära ole seal vihmases pelges ja sa ei tee sust tugevamat meest, kui sa seal üritad ennast, ma ei tea, vihmaga rohkem treenida, et see kvaliteet sul kõik asi kannatab sellega. Kõik pelgased on jumala hea näide. Vanderpool ju elab ju Hispaanias. Sest, et ta sõidab vihmaseid sõite ja süklokrossi ja kõik, et ega ja mul on neid näited veel siin, mehed, kes siin talvel üritavad palja käsi sõiti, öelda, et ma nüüd treenin ennast, aga ega sellepärast ei hakka rohkem kannatama. Aga kas sul suhtlus nende välisklubidega otse on olemas ka või see on ikkagi poisid on selleks vahelüliks seal, et neid kalendri asja loksutada ja kokkuleppeid? Tegelikult on olnud poisid ja Ron Roniga, kuna ta oli Prantsusest treener, siis nemad võtsid kohe nagu otseühendust ja oli tegelikult pooleks jälle samamoodi pooleks, et Mätiku treener võttis muga ühendust. Ja ikkagi, kui on treener, siis nad on nagu ühendust võtnud. Joonase treeneriga ma ei ole rääkinud, et tema on olnud ise nagu see sillaks nagu. Okei, et see oleneb siis ka natukene sellest vastaspoolest. Yeah. Kas neil endal on see huvi? Jah, täpselt. Ja. Aga temaga meil nagu pigem on nende treeneritega, kes tahavad samadel võidusõitudel kasutame, vaata, kellel oleks nagu huvi, näiteks Rooniga oligi, et Saksamaal ta sõitis tiimi eest, kus ma tegelikult oleks tahtnud, et ta meiega sõidab, aga tiim nägi, et see on see koht, kus ta seal võib tulemust teha, siis nagu öeldi, et kuule ole nüüd, et ta on ikkagi tiimis, vaata, ja ma pean vastu tulema, et ega minul ei ole, et ma ei saa suruda, et sa pead koondisega sõitma, et päeva lõpuks jääb see poisi enda otsustada. Kas see on siis pigem on nagu suhtlus nende suuremate tiimide treeneritega või ei otsese treeneri? Jah, pigem jah, see küsimus pigem jah. Aga hüppame siit juunioride juurest meie eliitmeeste juurde siis. Mis sõite Eesti meeste koondis veel sõidab? Et mis on need võistlused, mis kalendris kirjas on, kus sa käid nendega? Lisaks siis tiitlivõistlustele EM ja MM ja OM. Täna, see aasta algselt plaani tegime niimoodi, et U23 ja eliit on üks pott. Ehk siis me käisime, mina ei käinud otseselt, aga Andri Lebeda käis nendega Orlensil 23 sõitu sõitmas. Siis oli Eesti tuur ja Leedu tuur ja Balti tuur. Et kuna meil lihtsalt rahaline pott oligi täpselt selle jaoks, et me rohkem raha ei olnud, et see Leedu tuur tuli ka niimoodi, et
algselt meil ei olnud see plaanis, aga me vedasime välja eelarvega ja läksime, sõitsime siis Leedu tuuri ka. Algne eesmärk oli mul kasutada üldse hooaja algul võtsime eesmärk, et ainult kasutan noori, et suurtel, vanadel on tiimid olemas, aga päris nii ikkagi ei saa. Tegelikult on noortele vaja ka siukest. Et miks jah, täpselt, mis see põhjus on? Sellepärast, et ongi, et tegelikult on vaja ka seda siukest teadmist ja see kapteni rolli ka, et Norman on Vahtra, kes oskab seda hästi ja kui ja muud, seal on veel nüansse. Kas poisse saab koondise sõitudeks kokku või mehi kokku, et kui lihtne see on? Huvi on suur, et tullakse hea meelega. Ja huvi on suur, et nii eliidi kui U23 puhul, et pigem oligi seal, et keda valida mingi hetkel ikkagi, mis on tegelikult ju hea, see on edasi viiv jõud. No Eesti tuuril ma arvan, see on korda 2 on neid kandidaate võrreldes kohtadega. Et tegelikult võiks neid sõita Eesti meestekoondisel või U23 justkui olla küll, kus käia, et mehi justkui jaguks ja klubides saab kätte ka neid. No tegelikult on sellega see nii, et see oleneb väga periooditi. Eesti tuur sobib, Balti tuur sobib. Nad on siuksed, Eesti tuur on siuke, kus on tegelikult võidusõitu päris palju. Aga kui sa võtad nagu U23 ja eliidi, siis me väga pole probleemi olnud meeskonna kokku saamiseks. Vaata. Aga lihtsalt seal tekib jälle see asi, et kuna need võidusõidud on hästi sellised, ütleme siis pigem siledamapoolsed, siis et sporti teeme ikkagi selle nimel, et tulemuse peale minna, et siis ma pean tegema valikut, kes kuhu sobib, vaata, aga siiamaani nagu, kui nüüd minu 20. aastast võtta, siis ma ei tea, mitu korda me selle Eesti tuuri ära võitnud oleme, et on nagu päris positiivselt oleme esinenud, et. See aasta ei läinud päris nii hästi, kui oleks tahtnud, mille taha jäi? Pigem oligi tiimi siuke noorus, et poisid olid tublid on ju, aga täna me ei olnud lihtsalt nii konkurentsivõimelised noortega siukse eliidimeeskondade vastu. Jäigi lihtsalt, jäigi võimust puudu meil täna. Ja Leetu läksitegi konkreetselt Karl Kuritsat aitama. Ja Leetu ma muutsin oma otsuseid ja läksimegi Mr. Martin Laasi sprinteri rongi vastu oma sprinteri rongi. Okay. No see oligi eestlaste duell seal jah? See oli jah, et ütleme nii, et 3-2 ei seis. Jah, taseme poolest tegelikult Martin ikkagi seljatas ta, aga mis ütleme nii jah, et ega Karlil on kõik olemas. No see on lihtsalt kogemuse vahe. Ja Karlil on kõik olemas, et samamoodi teha talle endale. Kui see oleks võimalik, siis tegelikult Karlis on sisu olemas, et need niisugused etappega tulevikus võitjale. Ja Balti tuur siis, see Balti tuuri tase oli selline, et tundus, et pundid olid täiesti juppideks, et seda kontrolli omada oli seal ülikeeruline, et kuidas sa sellega seal toime tulid, sest seal ka koondise sees oli seal ju mitu potentsiaalset võitjat. Et kuidas sellega ühe tuuri jooksul kui toime tulite, et Raiterm sai küll oma kolmanda võidu seal kätte Balti tuuri kokkuvõtte võidu, aga seal oleks olnud võimalus ka teoreetiliselt paberi peal üldse kolmikvõit võtta vahepeal tundus, et kui raske sellist tuuri kontrollida on üldse Eesti koondisel, kes on peajagu teistest üle? Tegelikult oligi, et tegelikult me oleks pidanud selle koti nagu kuhjaga täis panema ja rahulikult selle ära tooma, aga see on üks jutt on paberi peal, teine on see, mis mina autos olen ja kolmas on see, mis otsused poisid lõpuks vastu võtavad rattaseljas, et ühesõnaga ma juba ise kommenteerisin seda võidusõitu ja ma võin öelda, et nad vahepeal lasid nagu jala liiga sirge või nagu. Nad olid liiga ja olidki liiga enesekindlaks muutusid seal ja samas ka seda, et kui sa oled paberi peal oledki kõige tugevam tiim, siis ilmselgelt teised tiimid sõidavad kõik sinu vastu. Ja see teeb selle asja kõvasti keerulisemaks, et seesama etapp, kui me võitsime Riias ära proloogi, siis kõik said aru, et nii ongi. Et eks alati enne võidusõit on paberi peale, teine asi, kui proloogi ära võitsime, siis nad said aru. Meeskonnasõit näitab ükskõik kas individuaalne või meeskondlik proloog näitab kohe ära, kes on kõige tugevam. Mis seisus su tiimipoisid on või selle Eesti koondise. Ja ka teine etapp, kui sul on atrõõv, tekib võidusõidu keskel ja sul 6 mehest 5 on seal ees, siis siin ei olegi küsimust, vaata. Aga lihtsalt
sealt edasi hakkabki siis tuleb taktikamäng sisse, et isegi imestasin, et teised tiimid nii hilja aru said, et nad, kuule, 5 meest on ees ja kõik tegid meiega koos tööd ja said aru, et kuule, nüüd võiks käigu välja võtta, las nad eest ise veavad, on ju. Tegelikult nad vedasid ikkagi, aitasid meid ikka päris palju, et. No seda ainult esimesel etapil, järgnevatel etappidel enam seda ei juhtunud. Ei no seda küll jaa, aga me lähemegi etapi järgi, et ja noh, tegelikult selles seisus, mis meile lõpuks nagu, mis meil tekkis 15 kilomeetri või 20 kilomeetri lõppu, kus meil tegelikult varem juba, kus tegelikult igasuguseid asju käis peast läbi ja siis kapten, mina ütlesin, nüüd mõtlesin üht ja mina võingi mõelda autos üht, aga mina ju ei tea, mis poiste jalgades toimub. Ma ei näe. Teine asi on vist ka see, et sul ei ole raadiosidet nendega. Ja raadiosidet ei ole esiteks ja mul oli side ehk siis nagu kirjatuvi, üks kirjatuvi tuli auto juurde, ütlesin tehke nii, läks siis meeskonna kapteni juurde, meeskonna kapten vaatas oma jalgu, kuulas oma jalgu, ütles, et ei, mina võtan otsuse vastu, minu juurde ta seda ei julgenud ütlema tulla ja ütles poistele, et küll ma pärast ise lahendan ja ehk siis rattur nimega Norman Vahtra, kes on meie alustala, ütlemise eliidi niisugustel võidusõitudel ja võttis selle otsuse ise vastu. Et anname gaasi. Et lähme lõpuni välja ja ütles, et ärge rohkem mind segage, mul on vaja tööd teha. Ja no, nagu te nägite, siis ta tegi seda tööd ja läks lõpuni välja ja me võitsime. No esimene etapp tuli väga hästi välja. Tuli väga hästi välja, jah. Siis oli kõik nagu hästi. Sealt edasi oli ka kõik hästi. Oleks võinud veel parem olla, aga lihtsalt siis tekkisid ka mõned niisugused, ütleme, individuaalsed enda. Ja no kui sul on koondis nii kõva, et mitu meest võib võita, siis lõpuks võib ikka tekkida küsimus, et kes see siis võidab. Kellel see suurem egoismi see pang on siis, et aga siit tuli seekord tuli välja võitjana siis Raiterm. Et aga noh, ütleme nii, et oleks tagantjärgi ongi, et mingid otsused, mina tegin mingid otsused ja lükked, aga noh, seal ongi see, et kui raadiosidet ei ole, siis ja võidusõit on ka dünaamiline, kus on vaja käigu pealt otsustada. Et siis ongi see, et mille pärast mulle see jalgrattasport meeldibki, et alati ei võida tugevamad jalad on ju ja nii edasi, et on taktika ja alati oleks saanud paremini, jah. See Balti tuur ongi väga taktikaline võidusõit. Trass on pigem lihtne, kui eriti kui veel tuult ka ei ole, siis ta ongi väga taktikaline võidusõit ja see pead nagu ja see tasa, ütleme nii, et see, kui oleks seal Balti tuuril olnudki see tase, oleks ühtlasem. Täna teebki raskeks, selle meie jaoks tegi üliraskeks, mitte üliraskeks, tegigi keeruliseks see, et see tase oli nii erinev. Et seal ongi see, et lihtsalt siis ongi, et üks tiim ja siis kõik tiimid sõidavad sinu vastu ja siis omakorda nemad sõidavad oma asjade järgi. No sisuliselt oli tuuri järgmine nimi lätlane Belahosiks, kelle tugimeeskonnaks oli tegelikult kogu ülejäänud grupp siis Eesti koondise vastu, kui nii võib öelda. Ja tema rahvus, et me kõik teame, kuidas, või noh, vähemalt meie siin kolmekesi teame, kuidas lätlased võidu sõidavad, siis selgita, mina ei tea. Ei tea või? Igatahes jah, et ta väga hästi lõikas sellest kasu ja kasutas seda ära, et vana kaval rebane direktor sportiif ja tema treener Katis Mulkulis teadis, noh, tema muidugi ei olnud rebane, tema omal ajal oli siuke. Katis ma ei mõne, ma küll ei vaidaks, et ta väga kaval rebane. Ei no jaa, eks ta, aga ta sai selles mõttes, no sealt sai aru, et seal tuleb istuda õiges kohas ja tuli, ja kui meil oli vesi ahjus, siis ta sai täpselt aru, mis tegema peab, vaata. Ja see oli see viimane etapp. Jah, viimane etapp, kus nagu mul oli, tegelikult oli natuke, ongi piinlik, mis meie ratturid tegid oma nagu siuksed, mis otsused vastu võeti, et. No natukene jäid seal olukorrad lahendamata vist. No ja ikka jäid ikkagi sinna pilvede peale, arvasid, et nüüd on tulemas ja kõik on tulemas ja üks hetk, kui kõik särgid, kõik värvilised särgid, ehk siis meie seljas olevad särgid, kõik olid kuskil 3. pundis ja ees olid need mehed, kes olema ei pidanud, siis oli ikka häirekell. Jumal tänatud eelnimetatud Lauri Tamm, kes viimasel hetkel ikkagi selle päästepaadiga sinna ette järgi kuljetas kuidagi nii, et kui ta poleks sedagi juhtunud, siis oleks nagu väga hapu see seis olnud, et see oleks nagu piinlik isegi olnud, kui me oleks selle tuuri niimoodi lõpetanud. Kuigi tegelikult seal piinliku momenti oli ka.
Nojah, okei, võidusõit läheb ikkagi keeruliseks, et kui direktorina raadiosidet ei ole, siis võib puudust tunda küll sellest autos korraks. Et rooli jäävad näpu või peopesad sisse või näpuküüned sisse. Et... Ja no eriti veel siuksel võidusõidul, ega seal isegi sul see raadio on teinekord, ega see ei tähenda ka, et sul kõik asjad nagu jooksevad nii nagu jooksevad, et see ongi see spordiala, et lihtsam on otsuseid teha, kui sul on ühtlasem võidusõit, kui see, kui sa oled kõige kõvem tiim ja kõik tiimid sõidavad sinu vastu. Seda sõda on nagu vähem, selles mõttes neid konflikte on vähem, on üks suur konflikt sinu tiimi vastu teiste poolt ja siis hakatakse nagu lahendama sealt, igaüks vaatab, kuidas saab sealt, aga see toimub juba hiljem, kui asjad on ära otsustatud, et. Nojah, tihtipeale, kui tuuri tase tiimide mõistes on ühtlasem, siis seal ees otsas lepitakse ka lihtsamini teinekord 4. ja 5. kohaga ja hakatakse ka seda kaitsma. Kui tuuri tase on selline, et sa saad aru, et kõik on võimalik, siis võib muutuda selliseks džungliks, et pannakse kõik mängu riskides ja siis tekivad olukorrad, kus liidertiimil ei ole üldse keeruline või üldse raske. Ma puterdasin. Liidertiimil ei ole üldse kerge seda haalata, et muutub väga raskeks. Aga siit võime vaikselt hakata lõpupoole minema tänase podcastiga ja küsiks siis seda, et Eesti Jalgratturite Liit otsib omale uut peasekretäri. Ise ka kandidatuuri panid teile või ei pannud? Ei, mina ei pannud. Soovid jätkata treenerina? Jah, hetkel on see plaan. Millist peasekretäri sa endale sooviksid? Sellist unistuste peasekretäri või Urmas Karlsson on sinu jaoks olnud väga hea peasekretär? Ma ei... Soovid teist Urmast? Ei, Urmas on väga kaua seda tööd teinud, see tähendab, et ju siis on ta ka hästi hakkama saanud selle tööga, et sinna hästi sobinud, et eks igas inimeses on omad plussid ja miinused aga ma loodan, et väga entusiastlik ja. Sa tahad siukest peasekretäri, et sa ei pea üldse enam administratsiooni tööd tegema, et kõik on bookitud, kõik on piletid on vastutud. Et treener võiks teha treeneri tööd ja kõik asjad aga seda nagu loota, eks see ikkagi jääb selle üheks osaks, et aga ei, ma loodan, et tuleb siuke energiline ja kuidas ma siis mõtlen, energiline, ütleb, et need jalanõud, kuhu sisse ta tuleb, et on päris suured, sest üks mees on neid päris mitu aastat kasvatanud, et neid jalgu siis, et jah, ma loodan, et energiline ja tahtmist täis inimene. Kas peab olema sulle ka ülemuseks või pigem partneriks? Ei, ma ei tea, kas või mis suhe sul Urmasega on? Ülemuse alluva suhe või sa seda sedasi tunne, et... Ei, ma ei ole kunagi seda, ma ei tea, kas ma ei ole lasknud seda nii tundma või ta ei ole seda selliseks tekitanud või meil ei ole. Ei, mul on olnud ikkagi kolleeg ja kui on ikkagi teineteist aitavad kolleegid või edasi viivad, et ei, mul ei ole. Aasta alguses on ju kõik kokku lepitud, et mis eelarve mahus sa saad toimetada ja. Et ei, mul ei ole ma ei ole kordagi tundnud, et ta oleks mingi ülemus või kuidagi niimoodi. Ei, pigem ma olen taga hästi läbi saanud ja ma arvan, minuga on ka lihtne, et ma ei ole väga keerutaja inimene, et kui ta minu käest küsib midagi, siis ma ütlen oma arvamus otse välja ja kui ikkagi on mingi probleem, siis ma ei aja läbi kellegi, et ma võtan kõne ja võtan talle ja räägin probleemist, et on see kuskil Poolas kell 12 öösel või vastupidi, et kui sa oled hädas, siis nii on ja siiamaani eks ikka on eri arvamused inimestel ja see on ka, ma arvan, kindlasti uue sekretäriga nii, aga lihtsam ongi see, et ütled seda, mis ei hakka keerutama ja olen otsekohane ja kui on probleem, siis on probleem, siis tuleb seda kohe lahendama hakata. No selge, siit infoks siis ainult uuele peasekretärile, kes see ka ei ole, et seda me ei tea. Et Alo puhul saad kolleegi, sa ei saa alluvat. Ja saad otse. Ilma filtrita. Ei, ma ei tea, kas nüüd ilma filtrit on õige sõna öelda, et ma päris nii selline mees ei ole, et eks mul ikka filtrid on, aga arvamuse ma ikkagi, endast ütlen välja seda, mis ma mõtlen, et kui hea ülevaade mul praegu turgatas, sul on
Eesti poistest üldse ka siin hooaja väliselt, millega keegi tegeleb või kuidas vaba aega sisustatakse, et kui tihedalt sa suhtled nendega? Ma arvan üsna hea, et tegelikult ma saan läbi kõigiga, et kui uued tulevad, uutega sa alles kontakteerud ja saad lood nagu mingi see sidemed, aga ei, ma ütlen eliidi ja kõigiga ma suhtlen tegelikult, et ma ei ütleks küll, et kellegiga nagu ei ole, mul on ülevaade kõigist olemas. Et selline suhteliselt avatud suhe. Ja ma arvan, kui see on mu enda arvamus, et ma arvan, et poisid arvavad samamoodi, et ega mul ei ole nagu suhtlemis selle probleeme, et olnud nendega, et ei ma jah. Järgmise aasta plaanid on juba seatud, ei ole? Ei, veel ei ole. Aga mis oleks sinu kui koondise treeneri siis sellised suuremad eesmärgid, et mida sa ootad järgmisest aastast just sportlastelt, et mingid sportlikud sihid paika seada siin, et Rait Arm 4. korda Balti tuuri meistriks? Ei, see eliidi, kui eliidist rääkida, siis see on siukene, see kõik, mis nad teevad, see on nagu pigem on siukene kirstordil. Mõnes mõttes nagu see on nad on juba täiskasvanud, kui nad tulevad, nad teevad seda fun'i näha, ma näen, et seal ei ole stressi. Nendega nagu mulle meeldib, selles mõttes nagu, kui ma juunioritest lähen eliidiga, seal on natuke mul nagu mingi vabanemine mõnes mõttes. Mul iseenda juunioritega tööd tehes sead endale eesmärgid, seal on stress, et eliidiga on nagu mõnus käia. Mitte, et juunioritega ei oleks mõnus, mulle meeldib see kõik, aga eliidiga on palju pingevabam. Ja me ei ole nagu ikka igale võidusõidule ma sportlasena ja nüüd no seal on juba professionaalsed sportlased. Et seal on nagu lihtsam see asi, aga kui eesmärkidest rääkides ikka ju Eesti tuur ja kõikide me lähme võitma ikkagi. Ja ma olen kogu aeg läinud seda ja nii teinud. Et ütleme siis suured võidusõidud nagu MM ja EM täna ma nii julge ei ole. Madisega olime natuke nagu julgemad, et kust nagu medali järgi nagu loota. Aga mine tea, ütleme täna Junga vanemad on järgmine aasta või järgmine aasta numbri sees on täitsa võimelised võidusõite võitma ja sealt ma ootan küll jäid tulemusi. Kõige suurem eesmärk lõpuks on see, et need kutid kuhugi jõuavad. Jah, et neist inimesed saaks vaata selles. On minu kõige algne teema on, et tegelikult on ikkagi see, et neist saaks inimesed jalgratta selles. Ja ka pärast jalgratta selle sporti. No seda ma olen isegi kuulnud, kuidas sa kutte rivistad, kui elamine selja taga on nagu prügikast maha jäänud, et ei ole seal pääsu kellegil. Et kasvatame siis inimesi edasi eelkõige ja loodame, et koondisele sul järgmine aasta hästi läheb. Jah, jõudu sulle. Aitäh teile ja ma ise loodan samamoodi.